Tere, armas Eesti rahvas! Täna ma lihtsalt räägin, mul tulid mingid mõtted ja räägin poliitikast, mida mina arvan poliitikast. Ma olen nüüd tegelenud niinimetatud poliitikaga otseselt viimased 3 kuud ja olen tähele pannud ühte asja. Et inimesed räägivad, et neid ei huvita poliitika, nad ei taha sellest midagi kuulda ja nad on apoliitilised. Oli mingi hetk, kui ka mina arvasin, et ma olen apoliitiline ja mind ei huvita see poliitika ja ma arvasin, et ma suudan ilma poliitikasse sekkumata muuta nii enda elu kui ka Eestimaa elu paremaks. Ma osalesin erinevatel sündmustel, meeleavaldustel, protestidel. Tegime igasuguseid väelaule, hingamisi, meditatsioone. Ja tegelikult see kõik oli lihtsalt üks tore tegevus ja ma jõudsin arusaamiseni, et nende toredate enda vibratsiooni tõstmisega ja muude väevõimendustega tegelikult sa muudadki oma elu, aga see ei puuduta suurt pilti. See ei muuda meie tegelikku keskkonda ja ühiskonda. Kui mõni meist on võtnud otsuse vastu, et tema tahab seda ühiskonda muuta paremaks, tahab luua kogu planeedil uut elu, ta seisab vabaduse eest, ta võitleb vabaduse eest, võitleb mingite asjade vastu, mingi seaduste vastu, valitsuse vastu, globaalse eliidi vastu ja nimetades ennast näiteks vabaduse võitlejaks või vabaduse eest seisjaks ja ka ütleb, et ta on apoliitiline, siis tegelikult on see pettus. Ta valetab iseendale, valetab kogu ühiskonnale, valetab kogu rahvale, sellepärast et sa ei saa mitte kuidagi olla apoliitiline, kui sa tegutsed avalikult rahvaga koos, rahvast äratades selles poliitikas. Tänases ühiskonnas mina isiklikult ei näe poliitika vaba kohta. Jah, ma tean mõnda inimest Eestis ja tean ka väljaspool Eestit, näiteks Brasiilias või Põhja-Kanadas, indiaanlaste sugukondi, võib-olla ka Aafrikas mingi hõim või sugukond, kes elavadki võib-olla džunglites või oma reservaarides, keda absoluutselt ei huvitagi poliitika, neil on oma maailm ja nad ongi poliitikavabad ehk apoliitilised. Kuid siin Eestis ma ei tea ühtegi sellist inimest, kes on poliitikavaba. Ma toon lihtsa näite. Kui sul on pangakonto, siis sa oled juba poliitikaga seotud. Kui sa kasutad mobiiltelefoni ja helistad, sa oled poliitikaga seotud. Kuidas? Sellepärast, et terve see maailm juba mitusada aastat ongi üks suur poliitika ja selle poliitika tegemise tagajärjel ongi tekkinud meil sellised tehnoloogilised lahendused ja elustiil, mis on kujundatud teatud käputäis inimeste mõtete järgi, et see oleks sõltuvuses nende inimeste poliitikast. Nad ajavad oma poliitikat, et muuta kogu ühiskond enda järgi kontrollitavaks. Sa saad olla apoliitiline ainult sellistel tingimustel. Sa ei kasuta mobiiltelefoni, sa ei kasuta pangakontot. Sa ei saa raha selle poliitikute ehk selle käputäis inimeste, kes poliitikat on kujundanud siin 100 aastaid.
sa ei saa nende poolt trükitud raha. Sa oledki täielikult ära lõigatud sellest ühiskonnast. Sa eladki võib-olla kas siis maal, onnis või kuskil metsas puutumatuna, iseseisvana, täiesti ära lõigatud sellest ühiskonnast. Korjadki seeni, käbisid, oksi, toitudki metsaandidest. Sa ei suhtle ühegi sellise elusa hingega või olendiga, kes on selles süsteemis sõltuv. Mida ma tahan oma jutuga öelda on seda, et armsad inimesed, kes te tahate enda elu muuta või seda ühiskonda muuta, siis on 2 teed. Üks tee on see, et te eraldate ennast täielikult sellest ühiskonnast ja oletegi sõltumatu kõigist nendest tehnoloogiatest, lahendustest, rahast, võimust, sõpradest. Elategi üksi või elategi kusagil kogukonnas või hõimus või sektis, kes kasutavad ainult enda mingeid lahendusi, kas eraldi sõltumatuid tehnoloogilisi lahendusi, olete sõltumatud toitumises, väärtuste vahetamises, keeles, kultuuris, tavades, rituaalides ja nii edasi. Teine võimalus on see, et kui te tahate siin selles süsteemis, selles maailmas midagi muuta, siis kõike eirates ja vältides te ei muuda ka oma elu. Kui te istute kodus ja räägite kusagil internetis, vestlusfoorumites või kommentaariumites, et sind huvitab väga vabadus, see poliitika on kõik jama, sa ei tegele sellega, sind see ei huvita ja sa ei taha mitte midagi sellest rääkida ja räägid aga vabadusest ja võrdsusest, õnnest ja harmooniast, räägid kõigest ilusast, aga ise mitte midagi ette ei võta ja jätkad tegelikult selle poliitilise maailma hüvede, võimaluste, tehnoloogiate, raha kasutamist edasi. Siis see kuidagi ei klapi kokku. Siin on väga suured käärid. Seega, inimesed, palun saage aru, endale valetamisega ja niisama tühja loba rääkimisega ei muutu ei teie elu ega see maailm mitte kuidagi paremaks. Tuleb tulla kodust välja ja tegutseda ka vastavalt oma sõnade järgi. Lihtsalt rääkimine on aja raiskamine ja müra tekitamine. Seda müra on juba nii palju, et palun lõpetame selle müra tekitamise ja hakkame reaalselt asju muutma. Ma ei võta eriti tõsiselt neid inimesi, kes räägivad, et nad on apoliitilised, sest seda ei ole praegu olemas. Ma ei võta neid inimesi tõsiselt, kes räägivad, et nad on apoliitilised, neid poliitika ei huvita, kui nad kasutavad selle poliitilise maailma raha, tehnoloogiaid, hüvesid, käivad riigiametises asju ajamas, nad omavad taskus ID-kaarti, passi. Nad on kõrvuni selles poliitikas. Ja rääkida, et nad ei tegele poliitikaga, see on valetamine iseendale ja valetamine ka teistele. Kui sa tahad tõesti midagi muuta, siis tuleb selle muutusega tegelema hakata, tuleb selles poliitikas muuta see poliitika ära. Ehk mida teeb Vaba Eesti liikumine? Minul puudub aktiivne poliitiku kogemus. Ma pole olnud varem üheski poliitilises erakonnas. Ja täna, kui ma olen loonud Vaba Eesti erakonna koos kaasloojatega, siis me reaalselt oleme loonud selleks, et likvideerida ära lõpuks see poliitika, mis on 100 aastaid kestnud, inimesi orjastanud ja kogu selle füüsilise maailma hukule kaasa aidanud. Me kõik oleme loojad ja tahad või ei taha,
meid on kistud kõiki sellesse poliitikasse ja poliitilisse räpastesse mängudesse. Kui sa tunned nüüd, et minu jutt kõnetas ja natukene suuremalt mõtled, et aga olemegi poliitikas, siis me puutume kokku iga päev nende poliitiliste räpaste inimeste loominguga, raha, võim, ettevõtted, juriidikas, seadused, korraldused, määrused, käsud, keelud. See kõik on ju poliitika. Täidad mingit avaldust, vormi, lased testida ennast, hoidud vaktsiinidest, räägid samas vaktsiinidest. See kõik on ju poliitika, sa tegeled hommikust õhtuni poliitikaga. Palun lõpetame valetamise iseendale, lõpetame valetamise rahvale. Ja kui sa tõsiselt tahadki seda vabadust kätte saada iseendale ja vabadust kogu rahvale, Eesti rahvale, siis ei ole mõtet enam sellele sitahunnikule otsa vaadata, vaid see tuleb ära likvideerida. Tuleb tulla kokku, teha koostööd, lõpetada ära see enda isikliku ego upitamine, populaarsuse tagaajamine. Ma näen täna ja pidevalt viimaste kuude jooksul, kui olen ka olnud Toompeal üle 5 kuu vahelduva eduga seal seisnud vabaduse eest, siis ikka jälle põrkuvad seal isiksused. Ikka ma näen, et ühel ei sobi koostöö, teisel ei sobi koostöö. Me oleme väike Eesti rahvas ja meil tuleb koostööd teha. Meeldib see või see ei meeldi. Kui me tahame sellele liidile vastu hakata, siis tuleb kokku saada kõik inimesed, kes tahavad sellele vabadusele kaasa aidata ja seda poliitikat likvideerida ja uus ühiskond üles ehitada. Meil tuleb kokku saada, meil tuleb kodust välja tulla. Pole enam oluline, kas sa oled vaktsineeritud või ei ole vaktsineeritud. Kas sa usud üldse millessegi või ei usu, vahet enam pole. Kui sa tahad olla vaba ja tahad ise olla oma elu peremees, tahad ise otsustada, mis on sulle õige või vale, mis on sulle oluline, mitte oluline. Palun, saame kokku. Kui sa ei taha olla vaba Eesti kogukonnas, ole mingis teises kogukonnas. Aga kui selle teise kogukonna eesmärk on ka vabadus ja muuta ära see ühiskond, luua uus ühiskond, likvideerida ära see poliitiline ideoloogia, teha oma riik kogukonnaks, teha Eestimaa vabaks, ainulaadseks, olla suveräänne, kasutada ise Eestimaa hüvesid, varasid rahva hüvanguks. Palun, anna märku, saame kokku, ühendame jõud ja seisame selle vabaduse eest, mis meilt tahetakse täielikult ära võtta. Ärme lubame teha meid orjadeks. Tegutseme selle nimel, et me oleme vabad, elusad, terved hinged. Et see tulevik oleks lõppude lõpuks harmooniline, täis valgust, armastust ja õnne. Tänan sind selle aja eest, et sa mind kuulasid.